30 riigi, teiste seas ka Eesti esindajad kogunesid täna Poola teise maailmasõja alguse 70. aastapäeva mälestusüritusele. Kohtumisel osalenud Venemaa peaminister Vladimir Putin ütles, et teise maailmasõja puhkemise põhjuseks ei saa pidada Molotov-Ribbentropi pakti ning sellele rõhumine meenutab talle katset hallitanud ajaloosaiast endale sobivaid rosinaid urgitseda. Need lahingud tähistavad möödunud sajandi kõige verisema sündmuse teise maailmasõja algust. Esmalt pidi sõjamasina üleveeremist kannatama Poola, mida ründasid Saksa, kuid mõni aeg hiljem teisest küljest ka Nõukogude väed. Poola jagamine oli kokku lepitud Molotov-Ribbentropi paktis. Vladimir Putini repliik rosinaist hallitanud saias oli mõeldud vastusena Poola presidendi Lech Kaczynski avaldusele, mille kohaselt lõi Venemaa Saksamaaga sõdivale Poolale noa selga. Предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. Putinile sekundeeris täna Moskvas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, kes ütles üliõpilastele esinedes, et Molotov-Ribbentropi paktile rõhuvad need jõud, kes muutunud maailmas muidu hakkama ei saa. Попытки политизации истории трудно расценить иначе, как стремление провести новые разделительные линии на нашем континенте. Острие этих попыток направлено против нас, против России, само существование которой, похоже, является источником нервозности у тех деятелей, которые оказались на обочине основной тенденции развития. Visiidi käigus varem kuulutas Putin Molotov-Ribbentropi pakti ebamoraalseks, suutmata sellega siiski rahustada umbusklikke poolakaid. 70 aasta eest ründasid Saksa väed Poolat esmalt Westerplattes Gdanski, tollase Danzigi vabalinna lähedal. Sakslased uskusid poolakaid 12 tunniga alla andvat, need aga pidasid ülekaalukale vaenlasele vastu koguni 7 päeva. Seejärel kandus võitlus edasi ülejäänud Poolasse. Lõplikult saigi Poolale saatuslikuks Nõukogude vägede sissetung, mida poolakad nüüd ei väsi Venemaale meelde tuletamast. Vastukaaluks on Venemaa süüdistanud, et Poola oli vandenõus Hitleriga Nõukogude Liidu vastu. Vaevalt, et tänase sõdusalt hilissuvises Moskvas meenusid just paljudele verises sündmuse 70 aastat tagasi. Või kes neid kaugeid aegu täpselt ikka teab? Страна? Подожди, напали на Польшу, как я помню, Вторая мировая война. Да, так, все правильно. Ну, Маша, давай. Я не помню. Küsitluste järgi algas enamiku venelaste jaoks teine maailmasõda, aga mitte 70 aastat tagasi, vaid Saksamaa kallaletungi ja suve isamassõjaga, kus ilma tegid sellised kangelased nagu Moskva kaitse ja Berliini vallutaja Marshal Žukov. Ja sellisel juhul pole ju sõja alustajas kahtlustki, vähemalt mitte siin. Hitler, да. Ну, вообще-то Германия. Сталин не начинал. Сталин захватил только то, что когда-то принадлежало Российской империи. See oli aga juba isegi ametliku ajaloo piire kompov avaldus. Ehk nagu vanasõna pajast ja katlast. Siin pole ajalugu olnud enam ammu üksnes ajaloolaste pärusmaa.